Oli ema sünnipäev ning meile tulid külla mõned naabrid ja ema sõbrad töölt. Oli juba hilja, nii et meie vennaga läksime magama. Olin just magama jäämas, kui kuulsin kedagi trepist üles tulemas. Uks avanes ja uksel seisis üks mu ema sõber. See mees sundis mind tegema asju, mida häbenesin. Asju, millest ma ei tahtnud kellelegi rääkida. Kui ta ära läks, kuulsin, kuidas ta avas mu venna toa ukse. Paar nädalat hiljem vaatasime koos vennaga uudiseid, kui sealt tuli lugu seksuaalvägivalla kohta. Räägiti, et on inimesi, kes tahavad kasutada laste kehasid iseenda seksuaalseks naudinguks, seksuaalseks kuritarvitamiseks. On ka inimesi, kes tahavad teenida raha laste seksuaalselt ärakasutamiselt ehk ekspluateerimiselt. Järgmisel päeval mõtlesin ikka veel telekast nähtule, nii et võtsin julguse kokku ja rääkisin õpetajale, mis minu ja vennaga oli juhtunud. Õpetaja ütles, et olen väga vapper, et neist asjust räägin ning et see on väga tähtis. See võib juhtuda nii poisi kui tüdrukuga ja pea meeles, et kõik, mis jääb aluspesu alla, on sinu oma ning keegi ei tohi sind sundida tegema midagi, mida tehes sul on ebamugav või häbi. Õpetaja selgitas, et see polnud minu süü ja et tegin õigesti, et tema jutule tulin. Kui see juhtub sinu või sinu tuttavaga, siis peaksid alati rääkima usaldatud inimesega. Õpetaja ütles, et kõige tähtsam on nüüd see, et mina ja vend saame abi, et juhtunu selja taha jätta ja ohutult elada. Tean, et mees, kes minu tuppa tuli, ei tee enam halba ei mulle, vennale ega ühelegi teisele lapsele. Riik, kus sa elad, on andnud mitmeid lubadusi tagada laste ohutus. Need lubadused on kirjas dokumendis nimega Lanzarote konventsioon. Esimene lubadus on, et abi otsivaid lapsi võetakse tõsiselt. Teine, et lapsi ärakasutatavad või ekspluateerivad täiskasvanud peatatakse. Kolmandaks, ärakasutatud lastele aidatakse taastuda. Kui sina ise või mõni sinu tuttav on hädaohus, siis räägi sellest kellelegi, keda usaldad ja kes saab aidata. Või helista abinumbrile, kui sa ise ei tea, mida teha. Ja pea meeles, igal lapsel on õigus ohutule ja turvalisele elule.